Tere, mina olen Hannes. Tere, mina olen Pati. Ja me oleme mõlemad meeskoorist Akadeemiline Emajõgi. Tartu meeskoor Akadeemiline Emajõgi ja naiskoor Emajõe laulikud korraldavad 2014. aasta laulupeo Tule tulemise Tartust Tallinnasse. Ja kuidas see sel aastal käib? Sel aastal käib see jalgratastel ja teatesõiduna. Nii et kõik laulu- ja tantsukollektiivid, kes pillimehed, kes soovivad tuld vedada laulupeole Tartust Tallinnasse, need peavad endast märku andma. Ja tuli liigub siis jalgratastel Tartust Tallinnasse alates 15. juunist kuni 4. juulini ja iga päev sõidetakse siis maha nii umbes 30 kuni 60 kilomeetrit sõltuvalt päevast ja tuli liigub Tartust Jõgevamaale, sealt edasi Ida-Virumaale, Narva välja Eesti idapiirile ja sealt juba edasi piki põhjarannikut Lääne-Virumaale, Rakveresse, sealt edasi Järvamaale, Paide kaudu edasi Raplamaale ja sealt juba Harjumaa kaudu Tallinnasse. Ja asi käib siis teatesõidu vormis. Selliselt, et kõige ees lähevad tulejalgrattad. Neid on meil 3 tükki. Tule- ja lippudega jalgrattad on spetsiaalselt ehitatud. Neid me varsti näitame teile. Praegu te näete ainult pilti, kus tagumine 3. ratas on veel puudu. Jah, need praegu keevitatakse kokku neid. Ja kõige paremad kollektiivide, kõige tähtsamad, kõige sportlikumad liikmed, 3 tükki, saavad sõita nendel tulerattastel. Tuleratastele järgnevad kollektiivid, kes on soovi avaldanud tule tulemisel liikuda. Just. Igal etapil on siis üks kollektiiv, võib-olla kui on väiksemad kollektiivid, on neid ka mitu, kes siis koos tulega sellel etapil sõidavad ja iga etapi pikkus on siis umbes 4 kuni 6 kilomeetrit, on ka mõned üksikud pikemad etapid. Ja just sellel etapil, kui te olete ennast sinna registreerunud, saab teie laulukoor, tantsurühm või orkester ollagi tulevedajaks, tuletoojaks. See on ainulaadne võimalus teie elus, sellepärast et ega me ei tea, mil moel järgmisel korral laulupeo tuli Tartust Tallinnasse liigub. Nii et kasutage seda juhust. Ja sõidetakse siis ilusti tee peal, nagu te näete, sõidetakse ilusti kolonnis. Turvalisus on meile väga tähtis. Sõidetakse kolonnis ilusti 2 kaupa, tulerataste järel ja kui te olete tule eelmiselt kollektiivilt kätte saanud, siis sõidate te oma etappi ära ja järgmises tulevahetuspunktis annate tule edasi järgmisele kollektiivile. See on niisugune väike tseremoonia, kus tuld antakse käest kätte. Seda me teiega kõigiga harjutame hoolega veel ennem. Anname tõrvikud käest kätte ja ütleme iga kord, kui tõrviku enda kätte saame, ütleme talle, mida? Tere tuli! Tere tuli! Tere tuli! Tere tuli! Tere tuli! Jätsid mainimata, et kõik kollektiivid paneksid ennast ühtemoodi riidesse, et neil oleks parem oma enese tunne, et nad näeksid ühtemoodi välja, et nad oleks juba eemalt näha, et ahaa, sealt tuleb see kollektiiv. Et teil endal oleks toredam. Ja kui teil ei ole juhuslikult oma kollektiivil, ei jõua kokkuleppele, millist esinemisriietust või prooviriietust panna, siis meil on valmistatud teile selleks spetsiaalsed särgid, mida te varsti saate otse siit samast meie koduleheküljelt tellida. Muidugi, te võite ju küsida, et mis riietus see siis peaks olema, et kas me paneme selga smokingid? Palun, kui teie meeskoor tahab smokingis sõita, siis meie seda keelata ei saa. Me isegi soosime seda, aga lihtsalt mõelge, et äkki on sel päeval kole vihmane ilm. Kui te tahate sõita rahvariietega, väga tore, rahvariided on väga teretulnud ja järgmisest videost te võite ka vaadata, kuidas rahvariietega koos ka kiivrit kanda. Aga kui te tahate tellida eraldi tuletulemise ilusad särgid, siis see võimalus saab teil õige pea olema.